11 Rainer Käärik ja auto 111 Priidu Ostrak on meil juba platsil. Ja juba on näha ka kollast autot. Kollane reeglina tähendab seda, et on tulemas vasseliinakas peale. Küll on kurb, kui autos starterit ei ole. Ja oma kogemust, et tema neid jälgedes ja võib-olla isegi veel paremini, nii et auto 28, Vasseliina, Kermo Sikk. Kes on sündinud aastal 79. Kõigile teada-tuntud Miki. Elvast Miki, su oskused on natukene Su oskused on läinud natuke rooste. Sa oled jätnud siin päris mitu romukat vaene ja seda on juba näha. Ja kus see tõmme nüüd kadus? Auto 79! Miki Elvast! No muidugi, stange ära kõveraks, siis on kõik korras. Nii ja nagu me näeme, siis ühel Elva-mehel, kes siin ennem väga usinasti ketsi jättis, on juba väike tehniline probleem. Number 4 on meil järgmine siia areeni peale sõitnud. Vasseliinakas, samuti vana sõitja Veiko Parev. Veiko autol on palju parem tõmme kui Miki autol siin oli, mulle tundus, et Miki keerab karbussi peale natukene. Kes on saanud endale selle romuralli pisiku juba sisse ja nagu ka vanemad sõitjad ütlevad, et kui selle pisiku sisse saab, on sellest enam lahti ei saa. Et muid asju saab ravimitega ravida, aga romuralli haigus seda ei anna lihtsalt enam välja juurida. 69, kollane auto, Antsla ees Mikk Kolats. Nagu tänastest sõitjatest ja tänastest masinatest on näha, siis on väga
mehed, vennad, ei ole siin autokool, nii et saame kordist rõõmust ja tosist auto number 21 Tartust siia kohale sõitnud oma masinaga Olav Rehemaa. Publik võib juba siin juures olevalt pildid näha, siis hetkel ei ole meil ühtegi läänemasinat siia platsi peale tulnud, aga samuti juba tuttav nimi. Nii, ja sealt tuleb meie šerif, tänasürituse šerif, Tiim Huligaan. Auto number 76, mille roolis on eelmisel aastal esimest korda Romurallile areenil astunud mees Kaupo Klaus Aabia Paluajalt. Kaupo tegi eelmisel aastal, kes mäletab, väga kõva sõitu ja kuna tema tehnika lihtsalt edas alt ära, siis poodiumile ta ei pääsenud, aga karikaga läks mees koju sellegi poolest. Nii, auto number 16, eelmees Mihkel Unt. Mihkel on jälle oma õla alla pannud, nagu kõik võivad suurtest oludest näha, KS auto ja HJH-veod. Värsked kalamunad on siin taga ilusasti. Vaatame, kas nad ka sõidu lõpus on ikka terved. Võib juba ära öelda, et täna tuleb tihe võtmine Ilva, Abja, Tartu, Vassiliina ja Antsla vahel. Nii et päris mitu riiki on täna omavahel võitluses, nii et iga mees arvab kindlasti, et tema linn ongi tema linn. Tehnilised raskused. Nii ja platsile on tulnud auto number 81.
pärast lihvi, et tõmme oleks veel parem, et karburaator ei lõpetaks koostööd, et starteriga oleks neid omal kohal. Vaatan, siin on isegi välja lasknud kolektorid ja autodele veel alles, nii et summutajad tead. Starter on siin korras, aga siia peale on kirjutatud markeriga O ja K. See vist peaks tähendama osaline keskus. Aga vist järelikult selle võib pärast müüti panna, nii et. Nii, vaadele jõudis meile siia taula auto number 3. Hansmanes Kristoves ja praegu oma parkimiskohta otsib sõiduk number 31. Kassiliinast jällegi Gunnar Kruus. Ja Kristo läheb küll möördesse. Väga ilus, väga punane, väga täppiline Triinupaari logodega auto number 18 Andres Marti siinsamast Antslast. Nüüd on täna haiavärviga värvitud autot number 20 Veiko Varik Tartust. Veiko Variku nimi ei tohiks ka mitte kellelegi olla väga võõras, kuna mees on käinud päris mitmetel romurallidel juba päris mitmeid kordi ja on teinud päris muljetavaldavaid sõite. Nii et see mees ei puutu samuti esmakordselt romuralliga kokku nagu kõik tänased sõitjad siin Antsla Auka romurallil. Nii ja esimene Läänemasin töötab palju vaiksemalt kusjuures by the way. Auto number, mis meil on siin, 2 Tartust tulnud Taimo Rehemaa. Ja nüüd võivad kõik juba pealtvaatajad hakata vaikselt panuseid panema, et mitu raundi see jätikene vastu peab. Kusjuures romuralli areenidel ka varem on nähtud see jätikesi ja on suhteliselt vaprad selle vene raua vahelt ennast välja hiigeldanud, nii et kui esimese raundiga välja ei kukugi, siis teisega ikka. Areen hakkab suhteliselt autodega täituma ja ongi meil ainult üksikud sõidukid veel jäänud siia üles rivistada. Ilus roosa põrsakene, kes meil siia nüüd veeres, on auto number 1 ja Tõnis Kass Elvast. Sellest autost saate jagu, läheb käima. Ei ole vahendamatud olukord ja meil oli küsimused, eks ju. Meil oli küsimused.
ja seal nurga tagant piilub üks väike roosa põrsakene veel. aga nagu me juba esiotsast võime aru saada, siis see ei ole Läänemasi, nii et jälle veereb üks Vene raud siia platsi peale. ja sõiduki numbriks on markeeritud 5 Elvast Maris Kostavi. Siin platsi peal areenil päris mitmeid sõidukeid. Meil on kohal Elva poisid, meil on kohal Vastseliina poisid, meil on kohal Antsla poisid, meil on kohal Tartu poisid ja meil on kohal ka Abja esindustiim. Nii et juba fännklubi on samuti väga häälekas. Kui ma õigasin Elva, siis keegi ei teinud midagi. Ja kui ma õigan Abja, mis tehakse siis? Nii, ja Moskvitš, auto number 6. Tartust on siis arvatud, et kõige parem oleks romurallit sõita Moskvitšiga ja Egert Saksik on teinud sellise otsuse, et panna vanale Mossale hääled sisse ja proovida, kas on võimalik saada Šimuliidest jagu. Selge, siis lahendavad mehed omavahel. Nii, autol on värvikahjustused ja stange täiesti puudub. Ja siin on ka, ütleme niimoodi, et jaa, värv on maas.
ka väikest üllatus ja tervituslaulu siis kõikidele romuralli külastajatele, sõitjatele, kes on täna siia tulnud. Ja esimese looga tahaksime siis tervitada kõiki selliseid meid jätame masina seisma, suletame auto välja. Kelle üle auto käib? Ja ühesõnaga siis väga hea meel on teile esitada siin sellise 3 noormehega, kes on siis romuralli korraldajate poolt meile siia antud, ütleme niimoodi. Need elavad tegelikult terve aasta ringi, elavad siin samas laululava all. Aga kuna romuralli läheb nagu see müra nagu nii suureks, siis nad tulevad sealt pesast välja. Ja terve aasta aega nad muud ei ole teinud, kui gitarri, tuubat ja trummi tagunud seal. Ja nüüd vaatame, mida nad selle ajaga ära on õppinud. Ja esimese looga tervitaksime siis kõiki, kes on tulnud koju välismaal ja Antslasse ja kõiki, kes tunnevad, et romuralli ongi see õige kodukoht.
ja esimene remondipaus võib alata.
Rasputini koos või? Ja olete kõlbokoosi suhteliselt hulka ära surunud sinna. Kaukoga sa saad välja sealt või? Ei saa välja. Aga auto töötab. Auto käib. Teenimine pole korras. Lihtsalt. Kaukogaus annab siin kindlasti hea show, aga kuna ta lihtsalt teiste kaasgladiaatorite poolt lihtsalt hulka kinni surutud, siis lihtsalt ei ole võimalik mehel sõita. Ja sõit jätkub! Sõitu